Maaballoon sobib inimestele, kellel on tegemist mitte väga suure ülekaaluga, kuid eelnevad kaalulangetusmeetodid tulemusi ei ole andnud ja operatiivne ravi ei ole näidustatud. Nende kehamassiindeks võiks olla kuskil alates 30, kuid võimalik maaballooni kasutada ka madalama kehamassiindeksi puhul. Maaballooni kõige suurem eelis on see, et ta on väheinvasiivne, ehk siis ta on minimaalse traumaga protseduur, ta ei ole operatsioon, ta on küllaltki kergesti teostatav, haiglasoleku aeg on lühike ja selliseid komplikatsioone on ka suhteliselt vähe pärast protseduuri. 12 kuu ballooni puhul on balloon sellise konstruktsiooniga, et seda on võimalik vahepeal tavapäraselt 6 kuu möödudes pärast ballooni paigaldamist veel kordselt täita, mille tagajärjel siis balloon muutub suuremaks ja täidab veel rohkem maavalendikku, mis piirab siis suuremate koguste söömist ja annab üldjuhul häid tulemusi. Ellipsballoon on niinimetatud 4. põlvkonna balloon, mis on siis hoopis teistsuguse konstruktsiooniga kui eelnevad balloonid, mida me oleme kasutanud juba pikki aastaid. Ellipsballoon on väike kapsel, mida inimene ise neelab alla ja pärast röntgenoloogilist kontrolli, et balloon on juba sattunud makku, toimub selle ballooni täitmine ilma narkoosita, ilma endoskoopi kasutamata. Selline väga minimaalinvasiivne protseduur ja iseärasus on ka see, et kuskil 4-5 kuu möödudes see balloon iseeneslikult läheb tühjaks maas ja väljub loomulikku teed pidi, et ballooni eemaldamiseks ei ole vajalik teha mingisugust eriprotseduure. Maaballooni puhul on tulemus igal juhul erinev ja individuaalne, seda me ette ennustada ei oska, kuid uuringute põhjal on keskmine kaalulangus 10–15 kilo, kuid see sõltub väga ka inimesest endast, kuidas ta toitub, kuidas ta liigub ja on palju juhtumid, kus kaalulangus on 20–30, isegi kuni 40 kilo, kuid samas on ka juhtumid, kus on kaalulangus ainult 4–5 kilo. Need inimesed on olnud ka väga passiivsed ja ei ole peale selle ballooni paigaldamist enesega väga palju tegelenud. Protseduur on suhteliselt turvaline, olulisi komplikatsioone sellega protseduuri tegemisel ei kaasne, ei esine. Probleeme tekib rohkem pärast protseduuri, kui tekib selline iiveldus, oksendamine. Üksikutel juhtudel organism ei võta seda ballooni ka omaks ja seetõttu tuleb balloon enne tähtaegselt eemaldada. Neid juhtumid on väga harva, aga üksikud juhtumid sellised siiski on olnud. Rasestumist ei mõjuta, kuid kui on selge, et on tegemist rasestumisega, siis tuleb siiski balloon eemaldada, kuna ta võib süvendada seda rasedusest tingitud iiveldust, oksendamist raseduse esimestel kuudel. Tavapäraselt selline kiire taastumine on 2–3 päeva, kuid üksikutel juhtudel see võib võtta aega kuni nädal, kuni 10 päeva. Pärast seda võib hakata juba tegema sporti ja aktiivselt liikuda, kui kõik need kaasnevad nähud on möödunud. Samuti ei pea enam sööma vedelit ja võib hakata tavatoidule üle minna. Kõige olulisem nii 6 kuu kui 12 kuu ballooni kasutamise järgselt on see, et inimene muudaks oma elustiili selle aja jooksul. Tavapäraselt on ta harjunud vähem sööma, rohkem liikuda ja kui seda jätkata, siis on tulemus ka hea. Enne protseduuri oleks vaja, et inimene oleks motiveeritud, et oleks võimeline muutma oma elustiili ja toitumisharjumusi. See annab ka hea tulemuse.
no kõige sagedaseks vastunäidustuseks on söögituru reflukshaigus, erinevad maapatoloogiad, maa haavantäbi, kui on kaebused pidevatele kõrvetistele, samuti ka rasedus.